Jakobson ja mul ka niisugust ühte konkreetset teemat ei ole, vaid on niisugune jälle valdkond. Ehk siis hästi üldine valdkond kliimaanalüüs. Ja selleks on siis erinevad andmebaasid. CESMLE on üks väga võimas ja suur andmebaas, milles on siis ühtepidi 2008 aasta pikkused andmeread, mis on puhtalt mudeldatud, lähtudes sellest, et kliima aastast 1850 pandi aasta lukku, et CO2 ja kõik muud kasvuhoonegaasid ja et need ei muutu, ehk siis sellega saab loomulikku varieeruvust uurida. Ja siis on teine andmebaas, on see sama andmebaasi edasiarendus, RCP85 kõige negatiivsem kliimaprognoos aastani 2100. Ja selle kliimaprognoosi osas on veel see, et teda on läbi jooksustatud 40 korda, et on niisugune päris hea ansambel. Siis on erinevate kliimamudelite ühisansambel ehk CEMIP6. Ja siis on veel andmetest on ka järeleanalüüsi mudelid ja on ka mõõtmisandmed. Et neid andmeid kasutades siis saab uurida erinevaid kliimaparameetreid. Et üks teema on kaugseosed, milleks need kõige parem need pikad andmeread, CESMLE 1800, et lihtsalt nii pika aja jooksul, et kõik vähegi et nii pika andmerea jooksul on kõik seosed, väga väiksed seosed on juba statistiliselt usaldusväärsed. Ja teine teema, mis on hästi huvitav, on ekstreemsed ilmanähtused. Näiteks, et kui tihti tuleb põudasid, kui tihti esineb mingisuguseid väga suuri külmasid või väga suuri kuumaperioode. Ja selleks on kõige huvitavam, ongi just need kõige parem saab analüüsida nende prognooside ansamblite põhjal, sest kui tõesti, et kuidas uurida sündmusi, mis juhtuvadki mõned korrad sajandis, et siis selle pealt statistikat on päris raske teha, aga kui neid asju, et see 40 ansambli liiget, see võimaldab siis saada põhimõtteliselt 40 korda rohkem andmeid ja sealt on juba lootust mingit statistikat teha. Aga jah, täpsemalt, et kui kedagi huvitab kliima, et siis on kõige lihtsam minuga otse ühendust võtta ja siis ma saan rääkida, et mis variandid ja mis võimalused üldse olemas on. Nüüd hästi natuke näitan ka teist slaidi. Ma saan, õppisin ka pildi suuremaks teha. Et siis Margit Taun ei saanud täna osaleda, aga siis ma näitan ka tema slaidi. Ehk tema pakub teemat atmosfääriseire satelliitidelt ja eesmärk on siis analüüsida Sentinel-5B satelliidi andmeid. Satelliit on aastast 2017 üleval ja temaga saab mõõdab päris mitmeid gaase ja muid parameetreid. Ja üks konkreetne teema on andmete valideerimine maapealsete mõõtmistega. Aga jällegi, et kui on muid huvisid, et siis kindlasti on Margit ka nõus teemaga mängima. Nii, ja see oligi minu poolt kõik. Aitäh!